Teregest! Täna räägime eesti keele grammatikast. Ja ma tean, see võib esmapilgul tunduda nagu üks keeruline pusle, eks ole? Aga just see ongi asja juures lahe, kuidas need tükid lõpuks nii ilusti kokku sobivad. Ja siit tulebki see kõige põnevam küsimus. Kuidas on üldse võimalik, et üks ja sama grammatikareegel teeb ära lausa 4 täiesti erinevat tööd? See tundub ju peaaegu võimatu. Aga võt just see ongi üks asi, mis eesti keele nii ägedaks teeb. Nii et teeme tutvust. See siin on eesti keele grammatika Šveitsi taskunuga, omastav kääne. Ja nüüd hakkamegi seda nuga lahti pakkima ja vaatama, mida kõike sellega siis teha saab. Okei, lähme siis asja juurde. Esimene funktsioon. See on see kõige klassikalisem ja tuttavam ülesanne. Jah, põhimõtteliselt nagu paljudes teisteski keeltes on ka meil omastava käände põhitöö näidata, et miski kuulub kellelegi. See vastab sellele lihtsale küsimusele, eks ole, kelle oma või mille oma. See on see fundament, mille peale me hakkame kohe teisi asju ehitama. Ja teate, mis eesti keele puhul eriti lahe on? See reegel on nii lihtne ja loogiline. Sõna, mis on omastavas käändes, tuleb alati enne seda asja, mida ta omab. Ma kordan, alati. See teeb selle äratundmise lauses ikka super lihtsaks. Võtame kohe paar näidet. Õpilase raamat. Kelle raamat see on? Ikka õpilase oma. Või siis eesti keele õpik. Mille õpik? Eesti keele oma. Lihtne ja loogiline, no nii. Aga kuulge, see omamine on alles algus. See on alles esimene tööriist meie taskunoas. Lähme nüüd edasi millegi palju loomingulisema juurde. Nimelt, omastav kääne töötab ka nagu liim. See aitab kokku panna täiesti uusi sõnu, liitsõnu. Ja siin, vaatake, küsimus ei ole enam kelle oma, vaid pigem missugune. 2 nimisõna saavad kokku ja moodustavad täiesti uue asja. Vaadake ise, kui elegantselt see käib. Võtame näiteks sõna toa ja liidame sellele sõna aken, mida me saame toa aken. See pole enam mingi suvaline aken, vaid konkreetselt toa aken. Või võtame suve ja puhkus ja saamegi suvepuhkus. See ongi keeleviis olla hästi täpme, ehitades lihtsatest klutsidest uusi ja spetsiifilisi mõisteid. Okei, selge. Omastav aitab näidata omamist ja meisterdab uusi sõnu. Aga nüüd tuleb selle käände kõige suurem üllatus. Tõsiselt, see on funktsioon, mida te ilmselt ei ootaks. Hoidke nüüd kinni, sest ma küsin teilt ühe küsimuse. Mis on ühist omamisel ja võileiva söömisel? See kõlab nagu mingi naljakas müstatus on ju, aga vastus peitud, uskuge või mitte, meie tänases kangelases omastavas käändes. Ja siin on see konks. Lisaks kõigele muule kasutatakse omastavat käänet ka selleks, et näidata, millele tegevus on suunatud. Aga, ja see on suur aga, ainult siis, kui see tegevus on lõpetatud ja asi on haaratud, tervikuna. See on üks täiesti ootamatu pöö, kas pole? Näiteks, lause, söön ühe võileiva, miks võileiva on omastavas? Sellepärast, et ma söön ära terve selle võileiva. Mitte ei näksi siit sealt, vaid tegevus on lõpetatud ja objekt on võetud, tervikuna. Vot see ongi see reegel, mis paneb paljudel keeleõppijatel pea ringi käima. Või võtame teise näite. Ostsin täna uue raamatu. Jälle sama lugu. Tegevus on ühekordne, lõpetatud ja mis kõige tähtsam, see oli tulemuslik. Ma sain selle raamatu kätte. Ja just seepärast on raamatu omastavas. See on selline B-nüanss, aga tegelikult väga võimas. Okei, ja nüüd on aeg meie Šveitsi taskunoa viimaseks tööriistaks. Ja see on funktsioon, mis lisab keelele lihtsalt soojust ja võlu. Ja see ongi see viimane ja ma ütleks, et kõige südamlikum funktsioon, uskumatu aga tõsi, omastav kääne on ka hellitussõnade aluseks. Mõelge sellele, see on grammatika enda viis, kuidas sõnu, nunnumaks ja armassamaks muuta. Ja selle tegemine on imelihtne, nagu kokkaraamatus. Esimene samm, võtta sõna omastav vorm. Teine samm, lisa lõppu kee või keene. Ja voilà, tulemuseks ongi soojem ja hellitavam versioon sellest sõnast. Näiteks sõnast ema saab see soe ja südamlik emake või tüdrukust saab armas tüdrukuke. See on ju nii ilus näide sellest, et grammatika ei ole mingi kuiv reeglite kogumik, vaid see on elav tööriist emotsioonide väljendamiseks. Nii, võtame siis otsad kokku. Kõige olulisem asi, mida meeles pidada, on see, et see üks ainus kääns eesti keeles, tõeline efektiivsuse tippklass. Mõelge korraks, 4 täiesti erinevat asja. Esimene, omamine.
kelle oma? Õpilase raamat. Teine, liitsõnad. Missugune? Suvepuhkus. Kolmas, see terviklik objekt. Kas terve asi? Ühe võileiva. Ja neljas, hellitussõnad. Teeme armsamaks. Emakee. Üks kääne, 4 tööd. Päris muletav. Ja see paneb ju mõtlema natuke laiemalt, eks? Kui üks ainus kääne ühes keeles võib olla nii uskumatult efektiivne, siis millised teisi geniaalsed otseteid ja nippe peidavad endas veel teised maailmakeeled? See on küsimus, mille ma jätan teile mõtisklemiseks.